kõiki siin saalis tervitada. Täna me räägime Putukaväilast ja sellest projektist ja esmakordselt saame seda projekti teile tutvustada. Kui ma 20 aastat tagasi Tartu Ülikoolis bioloogia ja geograafia teaduskonnas entomoloogiat õppisin, siis sellist terminit nagu putukaväil meile ei õpetatud. Seega, kui ma tulin siia tööle, ega mul polnud aimu ka, aga mis see putukaväil on. Aga täna me tutvustame seda ja saame teada, mis peitub selle sõna taga. Ja kõigepealt mul on hea meel tervitada abilinnapea Vladimir Sveti. Aitäh! Tere õhtust ka minu poolt, kuigi päike on nii kõrgel, et vist saab öelda ka, et tere päevast. Putukaväil, ma arvan, et me oleme seda sõna kuulnud viimase paari aasta jooksul väga palju. Ja võib-olla te olete ka kuulnud selliseid lauseid nagu Tallinna pikim park ja park, mis ühendab 5 linnaosa ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult see aplaus, mis siin alguses kõlas, oleks õige seda suunata Tallinna ruumiloome planeerijatele, kellest 3 ruumiloome kompetentsikeskuse esindajad on ka siin, nad ka varsti teie ette ka tulevad, loodetavasti. Inimesed, kes on olnud selle idee sündimise, selle idee arendamise, läbijoomistamise taga. Ja ma arvan, et see tänane kohtumine on märgiline just selles mõttes, et me enam ei räägi Putukaväilast kui ideest, kontseptsioonist, visioonist ja nii edasi. Me räägime sellest, et meil on alanud Putukaväila esimese etapi projekteerimine. Täna konkreetselt räägitakse Putukaväila lõigust Pelguranna ja Paveli tänava vahel. Ja täna me ei räägi enam lihtsalt ilusatest piltidest, vaid me räägime juba konkreetsest eskiisist, millele soovitakse saada teie mõtteid, teie ettepanekuid, teie kriitikat, et liikuda projekteerimisega edasi selleks, et kui kõik läheb plaanipäraselt, järgmine aasta selle päriselt ka rajama hakata. Kas 1 aastaga saabki valmis Putukaväil? Ei saa. Seetõttu, et 13 kilomeetrit teekonda on tõesti väga suur ettevõtmine ja ma arvan, et me tegeleme Putukaväila rajamisega veel 5 ja 7 aasta pärast. Ja ka siis, kui see projekt on rajatud, me ikka sellega tegeleme edasi, sest see teekond on väga pikk, on väga lai, seal on väga palju erinevaid tähendusi, erinevaid ideid, erinevaid probleeme, mida on vaja lahendada. Aga täna siin me juba räägime konkreetselt esimestest sammudest ja ma väga loodan, et te lööte aktiivselt kaasa selle projekti loomisel, selle projekti valmimisel, hiljem selle vastuvõtmisel, nii täna kui ka järgnevatel etappidel ja elate Putukaväilale ja oma linnaosale kaasa ja ei lase linnaosavanemal ja linnaosavalitsusel väsida oma mõtetest, ideedest, ettepanekutest, et siis Manuela saaks järgida, et Putukaväila Põhja-Tallinna osa tuleks just selline, nagu seda tahavad Põhja-Tallinna inimesed, selleks, et tema kolleegid Haabers, siis Kristiines, Nõmmel ja minu teada isegi natuke Mustamäel saaksid järgida, et nende osad tuleksid just sellised, nagu neid näevad kohalikud elanikud. Nii et minu poolt muud midagi, ma tänan teid kõiki, et te siia tulite, soovin teile asjaliku ja konstruktiivset arutelu ja jõudu siis Putukaväila projekti loomisel. Aitäh! Ja me siis ehitame, kui olete seda omavahel läbi arutanud. Aitäh! Aitäh Vladimirile! Tänase päeva oleme üles ehitanud nii, et umbes 30 minutit tutvustavat osa ja pärast seda saavad kõik esitada oma küsimusi ja ettepanekuid ehk siis arutelu osa. Ruumiloome oli ka üks sõna, mida Vladimir mainis, aga see on Eestis vähe kasutusel olnud sõna, aga tõepoolest siin täna ruumis on
siin ruumis on ruumiloome arhitektid. Ma palungi siia ette, et te saaksite seda Putukaväila projekti tutvustada. Tere. Kas see töötab? Jah, töötab. Meil on hästi hea meel, et teid siin nii palju on, sest ilm on nii ilus, et me kahtlustasime, et keegi ei taha tänast õhtut meiega siin siseruumides veeta, aga no tõesti kihvt. Jah, meie oleme Tallinna ruumiloome arhitektid. Me oleme justkui selline Tallinna väike arhitektuuri- ja planeerimisbüroo. Meie meeskond on Putukaväila idee autorid. Kui rääkida Putukaväila projektist, siis meie oleme rohkem nagu sellised projekti kuraatorid, sest et see projekt on ulatuslik, ta hõlmab nii palju erinevaid alateemasid, et me viime seda ellu väga paljude erinevate partneritega. Ja tänane selline õhtu, mis meil on planeeritud, võikski olemuslikult olla selline mõnus vestlusõhtu, et me pool tundi räägime, me kõigepealt räägime Putukaväila laiemast kontseptsioonist. Me räägime sellest, et mida me selliste taktikaliste ruumisekkumistega juba sel suvel ette võtame. Ja siis seejärel me juba keskenduksime konkreetselt Putukaväila sellele Põhja-Tallinna Pelguranna Paavli ruumilõigule, mis on oma arengutes kõige kaugemale jõudnud, et kus on nagu selliseid kõige suuremaid muutuseid kõige kiiremini näha. Aga Putukaväil. No Putukaväil tegelikult on tolmeldajate väil või see paljud teist kindlasti juba teavad, aga fookus ei ole mitte kõigil putukatel, see ei ole sääseväil, vaid fookus on tolmeldajatele elurikkuse nagu tagamine, tolmeldajatele hea elukeskkonna tagamine, sest et tolmeldajatest sõltub meie toidulaud nii maal kui linnas. Mida enam maailm linnastub, seda olulisem on mõelda tolmeldajate peale just nimelt linnas. Ja Tallinnas on selleks väga head eeldused, sest et Tallinn kasutab üha vähem pestitsiide oma rohealade hooldamisel, ehk et me oleme tolmeldajasõbralik linn. Me räägime mesilastest ja kimmalastest. Ja teine keeruline sõna Putukaväila projekti juures on lineaarpark. See tähendab parki, mis on nii viibimisruum kui ka ruum rohelistele liikumisviisidele. Ehk et jalgrattasõiduks, jalutamiseks, tõukerattaga sõitmiseks, sellistele säästvatele liikumisviisidele erinevatel kiirustel. Võiks korra öelda, et kust tuleb sõna Putukaväil? Et see Putukaväila sõna tegelikult on meie enda välja mõeldud. Seda ei olnudki varem olemas üldse. Et me panime kaks sõna kokku, üks oli väil, mis on tavaliselt negatiivne ja nõme sõna, mis tähendab autoteid. Ja siis panime kokku putukad ja mõtlesime, et see on üks tore asi, mida võiks tegelikult taga ajada ja ajada. Et jah, see on meie parim bränd siiani. Putukaväila sõna isegi sai tunnustatud just ühel Eesti Keele Instituudi näitusel, nii et mida see sõna Putukaväil olemuslikult veel kannab endas on tegelemine putukatega. Me mõtleme ühtlasi ka seda, et me mõnes mõttes keskendumegi sellistele üsna pisikestele ruumimuutustele, millega me saavutame väga palju. Et alati ei ole vaja kõike olemuslikult ümber projekteerida, rajada laiu teid, väga palju ehitada, et sellist kvaliteetset ja mõnusat ruumi luua. Aga Vladimir mainis, et Putukaväilal on potentsiaal saada Tallinna kõige pikemaks pargiks. Nii ongi, meil on selline mõte, et ta olemuslikult võiks ühendada Hiiu raudteejaama bastionaalvööndiga. See on kokku 13,5 kilomeetrit. Ta jookseks 6 linnaosa piiril, ta mõjutaks väga palju inimesi ja meie jaoks on see oluline just seetõttu, et me ei tegeleks ainult selliste südalinlike, kesklike, esiduslike ruumidega, vaid ka mõtleks nende inimeste peale, kes elavad kuskil selliste tööstusalade piiril või siis paneelelamureoonides ja kus vajadus hea avaliku ruumi järele on võib-olla isegi suurem, kui on kesklinnas. Putukaväil hõlmab selliseid ruumiosasid, neid on kokku 9, need on väga eriilmelised. Siin on linnametsa, siin on sellist väärtuslikku alverit, on selliseid väga kummalisi 90-ndatest pärit hõnguga tööstusalasid, on väike elamurejoone, must ja selline külalik keskkond
ja see on üks Putukavälja väärtustest, et ta on hästi eriilmeline, mis tähendab, et on suur potentsiaal, et see teekond läbi selle lineaarpargi on hästi huvitav, et see on mitmekesine. Ja meie eesmärk ongi iga ruumiosa vaadata natukene eraldi ja siis neid igale ruumiosale omaseid väärtusi ja neid soove, mis igal kogukonnal on, esile tõsta. See on nüüd väike kokkuvõte sellest virvarrist, mis Putukaväljal praegu toimumas on. Ja me kasutame sellist meetodit nagu taktikaline linnaplaneerimine ja ühtlasi ka strateegilist linnaplaneerimist. See tähendab, et me justkui toimetame paralleelselt kahel erineval viisil. Strateegilises mõttes meil käibki konkreetselt mitme ruumilõigu läbi projekteerimine. See Pelguranna Paavli ruumilõik, mille juurde me kohe jõuame, seda projekteerib meil ka projekt, sellest ma kohe räägin lähemalt, aga paralleelselt meil käib koostöö näiteks Merimetsa ruumilõigu osas, mida planeerivad meil sfäärarhitektid ja ka Mustjast Hiiuni ulatuva ruumilõigu osas, ehk et siit siiamaani, mida aitab meil läbi mõtestada Artes Terve. Ehk et sellega me peaksime saama sellised põhimõttelised ruumikontseptsioonid, et kuidas on erinevate liikumisviiside ruum jaotatud või põhimõtteliselt milliseid funktsioone me tahaksime siia juurde tuua. Aga mida tähendab taktikaline linnaplaneerimine on see, et me viime ka läbi selliseid väiksemaid ruumikatsetusi, et proovida, et kas selliste väga lihtsate, kiirete vahenditega on võimalik kohati sellist natuke monotoonset Putukavälja trajektoori huvitavamaks muuta. Ja siin on meil näiteks, me just nüüd kevadel lõpetasime kohandumine installatsioonikonkursi läbiviimisel, et meil siia Putukavälja trassi äärde suvel kerkib põhukabel ja sellised huvitavad pilliroost installatsioonid, kus saab peal istuda ja siis siia kohta, kus on ristumine Akadeemia teega, sinna tekib selline väike imetajatele ja putukatele mõeldud punutis, mis nagu justkui moodustab silla üle Akadeemia tee. Mida me ühtlasi veel teeme, on katsetame erinevaid haljastuslahendusi. Kõige lihtsam viis putukatele head elukeskkonda luua on lihtsalt vähem niita. Aga see kohati saab üsna vastakat tagasisidet, sest et inimesed kardavad näiteks puuke. Ja võib-olla see ei ole alati kõige esteetilisem. Aga lisaks siis sellele, et me selliseid nagu lilleniidu kooslusi lihtsalt laseme vohada või külvata, me oleme ka mõnesse kohta rajanud sellised püsikutest inglise tüüpi mesilaspeenrad, mis on visuaalselt hästi kaunid, natuke nagu sellised, ütleme rohkem pargilikud kui niit ja mis ka nagu sellist elukeskkonda parandavad. Lisaks meil sellel suvel peaks paika saama Putukavälja viidasüsteem kogu sellele trassile. Asfaldi peale tulevad sellised toredad mesilaskujutised, aga tulevad ka lipud ja viidad, mis siis aitavad igaühel, kes sellel teekonnal jalutavad, aru saada, et kus nad täpselt linnaruumis paiknevad ja kohtades, kus Putukaväll ristub muude teedega, siis et ei kaotaks trajektooriaga. Ja mis meil siin veel on? Omaette suur teema on meil praegu Pelguranna trammi teostus ja tasuvusanalüüs, et koostööpartneritega koos me praegu lahendame seda võimalikku trammi marsruuti täpsemalt läbi ja see annab meile aluse hinnata, et kas see tramm on mõistlik, kas ta on realistlik, mis kuludega see oleks rajatav, mis eeldused sellele on. Aga ma liigun nüüd tänase õhtu peateema juurde, mis on siis Pelguranna ja Paavli ruumilõik, mis on siis kaardi peal tähistatud siin. Selle ruumi lõigu lahendamise sellised põhilised lähtekohad on järgmised. Need on roheline liikumine, rohetervise koridori tekitamine ja siis sellised ruumi sekkumised nagu kõrgepingemastidega tegelemine, garaažidele uute võimalike kasutusviiside andmine ja ka linnaaidandus. Sellel skeemil on näidatud siis täpsemalt, et mis konkreetsest ruumi osast me räägime siin Ristliku tänava, Sõle tänava ja Kolde puieste vahel. Ja ka mõned sellised kiired visuaalid, mis peaksid andma esmamulje, et milliseks ruum kujuneb.
ma praegu klõpsutan nad kiiresti läbi ja seejärel liigun siis põhiprojekti või selle põhijoonise juurde. Mis on siin selle lineaarpargi projekti puhul oluline, on see juhtmõte, et keskseks teemaks on roheline liikumine. Ja seda iseloomustab siin mitu sellist nagu liikumistrajektoori läbi pargi. Et mis me oleme siin ruumiliselt teinud, on joonistanud, ka projektiga koostöös on siin joonistatud selline liikumisteede võrgustik, mis ühelt poolt loob võimalusi selliseks lineaarseks liikumiseks läbi pargi, aga ühtlasi on pargi põhjaosas reserveeritud ruum ka trammiteele. Ja siis on hästi oluline mõelda selle peale, et eri kiirusega liikumisviisid oleksid üksteisest eraldatud. Ehk et rattateel oleks omaette ruum, trammiteel oleks omaette ruum ja jalgteedel oleks omaette ruum. Olemuslikult see park säilib üsna sellisena, nagu ta praegu on, et ta mõjub hästi avaralt. Ta on selline avar ja küllaltki lai ruum, millega me siis nagu sellist üldist natuke lagedat üldilmet täiendame või soovime täiendada, on kõrgepingeliinimastid, mis on meil näidatud siin, ma liigun võib-olla korraks tagasi. Me koostöös Eleringiga praegu oleme leppinud kokku, et me võiksime säilitada siin pargi osas 5 kõrgepingeliinimasti. Üks on siin. Ja nemad oleksid just kui sellised Putukaväila maamärgid, mille järgi juba kaugelt tajub ära, et Putukaväil asub just siin. Mastide ümber tekivad tegevustaskud, mis tähendab, et mastide ümber saaksid toimuda erinevad vaba ja tegevused erinevatele sihtrühmadele. Ja mõneti on need juba tuttavad teile, et koerte mänguplats jääb siia, kus see praegu on, aga nendel planšettidelt saab hiljem ka täpsemalt vaadata, et siia on toodud igasugu tegevusvõimalusi juurde. Näiteks uisuplats võiks olla siin, väikesed laste mänguväljakud ja siin Sõre tänava ja Paavli vahelises lõigus on fookus rohkem justkui selliste suuremate laste või siis täiskasvanute suunatud vaba aja tegevustele, et seal on näiteks välijõusaal, istumisalad, pergolad. Et üldiselt kogu see ruum on pikitud selliste toredate erinevate vaba aja tegevustega, mis peaksid võimalikult paljudele meeldima. Jah, aga võib-olla see, et miks meil üldse selline võimalus, et see Putukaväil teha siia on sellepärast, et või kus see idee üldse tuli. Võib-olla oleks pidanud alguses ütlema, et tegelikult see on üks põhitrass, kuidas putukad Astangut liiguvad linna poole, sellepärast ongi see väil nii-öelda. Aga see eeldab, putukatele meeldivad niidud rohkem ja see eeldab rohkem sellist avarat niidumaastikku. Ehk siis me proovime alles hoida sellist avarust, samas näiteks istutades puid sinna, kus seda tarvis, näiteks praeguse päikesega kõndides on päris õudne seal. Et teatud varju pakkuda inimestele, aga samas ühesõnaga me üritame väga palju asju siin ära mahutada niimoodi, et kõik oleks kuidagi tunneks ennast hästi. Aga ma ei tea, kas mastidest on ka mingi ei näinud töödest mitte. Ivo, kas sa sooviks veel funktsioonide osa täiendada natuke? No ma funktsioonide osas võib-olla ütleks, et kõige parem seda tõesti ise tutvuda selle planšeti juures, aga funktsioonide poolest siis ongi need pigem siis nagu siin lõuna poole jäävad need aktiivsemad alad, sinna number 2 juurde veel on pelguaed, millest siis Kaidi ka veel räägib. Aga tõesti, et jalgpallialad, mängualad, päevutustaskud, näiteks lavamistooridega, et sihukest nagu tegevustihedust, samas säilitades sihukest pargilikku loodust, mis paljuski juba läbi käinud ka siin kõigi poolt. Ja kui teil on mõtteid, et midagi on siin puudu tegevuste osas, siis praegu on hea võimalus sellest ka teada anda, sest et see projekt on just sellises faasis, et seda on võimalik täiendada. Mis on samuti oluline, on see haljastuslahenduse kontseptsioon.
et just selleks, et tolmeldajatele head elukeskkonda luua, me kohati lihtsalt säilitame selle olemasoleva taimistiku, aga me proovime ka siia integreerida uusi kooslusi, et meil on tinglikult justkui 3 kooslust, üks on nurmenuku kooslus, üks on põdrakanepi kooslus, siis meil on angerkaksa kooslus. Ehk et siia oleks võimalik külvata taimi, mis sellist elulikkust suurendavad seeläbi, et taimed õitsevad erinevatel aegadel, et tolmeldajatel on toidulaud kogu aeg olemas ja mis ühtlasi muudavad selle ala visuaalselt atraktiivsemaks. Ja ma tahtsin just öelda, et lisaks tolmeldajatele, kui taimed õitsevad erinevatel aegadel, on inimestel ka seda kena vaadata. Aga jah, et selle põhiplaani osas, nende funktsioonide osas me siis kuulame suure huviga ära teie ettepanekud õige pea. Me piloteerime selle pargi puhul ka elurikkust toetavat valgustust, mis tähendab seda, et me katsetame siin sellist linnavalgustust, mis on tavapärasest natuke soojema temperatuuriga ja mis ongi siis loomadele ja lindudele sõbralikum ja valemaid nagu elupaiku tagab. Põhimõtteliselt tähendab, et see on kollasem valgus. Ta on natuke kollasem valgus kui tavapäraselt, et ka selles mõttes on see projekt erakordne. Mastidest me võiksime rääkida täiesti eraldi, sest et mastide ümberehitus nüüd selle konkreetse ehitusprojekti raames veel ei sünni. Me oleme mastidega jõudnud nii kaugele, et meil on Eleringiga põhimõtteline kokkulepe olemas, et Tallinn võiks 5 masti võtta üle. Elering on juba kõrgepingeliinid maakaablisse viinud, aga selleks, et veenduda, et kas need mastid on täiesti ohutud, kui kaugel on arenenud korrosioon või et kui otstarbekas ja mis mahus on neid ümber ehitada, siis meil praegu on tellimisel selline eraldi insener-tehniline ekspertiis, mis meile peaks siis need vastused andma. Aga ma praegu annaks sõna Pakole, kes räägib sellest mastide ümberehitamise kontseptuaalsest algest. Ja me proovime, Vladimir, kas sul on võimalik see video käima panna, millele siin link on toodud? No, põhimõtteliselt jah, mastidest see, et Elering otsustas nüüd mastidest loobuda siin kandis, see on ka üks põhjus, miks me praegu tegeleme selle alaga, sellepärast et see annab meile võimaluse sinna inimese juurde lähedale lasta. Et meil ei ole nagu, enne oli see probleem, et ei tohtinud mastidel liiga lähedale minna ega nagu soodustada seal inimtegevusi, aga nüüd kuna kõik kaablid on, elekter on maa sees, siis meil on võimalus seal nagu tegutseda natuke vabamalt ja mastid põhimõtteliselt jäävad kasutuks. Aga meil tundus, et see on suurepärane võimalus teha selline, võtta need mastid ja teha nendest midagi ägedat. Ehk meil on nagu mustmiljon ideed, mida kõike nendega teha võiks, on need valgusinstallatsioonid, on need julgemad inimesed tahavad sinna peale ronida mingisuguste ronimisseltsidega ja vaatetornid, mingisugune vertikaalhaljastus, et selleks, et nagu kaardistada mingisuguseid mõtteid ja mõned mõtted natuke paremini kirjeldada, me tegime eelmine aasta EKA arhitektuuriosakonnaga, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna tegime niisuguse sellise väikse töötoa, kus nad siis üritasid ette kujutada, et mida sinna kõike võiks teha. Et siin näete ühte sellist vaateplatvormi varianti, natukene masti ümber ehitatud. Neid ideid on, siin on tehtud selline installatsioon, tõmmatud väga palju trosse ühest mastist teise, tehtud selline suureruumiline asi, ma ei tea, mis ta täpselt on, aga ta on mingi niisugune paviljonilaadne asi. Et ühesõnaga kaardistada ära, et mida kõike on võimalik nende asjadega teha. Et see, mida me nüüd täpselt nendega teha saame, lõppude lõpuks oleneb natuke sellest, mida see konstruktsioon lubab meil teha. Et see asi on meil alles tulemas ja siis me saame täpsemalt juba hakata planeerima. Aga selleks, et nagu fantaseerida ja nagu lihtsalt tunda rõõmu, tegime natuke selliseid töid, et võib-olla kellelgi teisel tekib mingi idee tuluka pähe ja kuidagi nagu võtab kaasa, et siin oligi põhilised funktsioonid olid sellised, üks huvitavaid asju oli võib-olla selline vertikaalhaljastuse asi, mis tundub ka reaalselt nagu teostatav olevat, kus siis mingisuguse lisakonstruktsiooniga istutatakse mingisugust, siin ongi näha seda
mingisuguseid ronitaimeid peale, mis siis muutuvad mingil aastaajal, teevad, ütleme, erinevaid asju, et võib-olla näiteks isegi sellised taimed, mis kuidagi kasvavad vastavalt sellele, kui saastunud on õhk või ühesõnaga siin annab mõelda väga huvitavaid asju nendega välja. Aga see on üks täiesti nagu Kaidi ütles, on täiesti omaette nagu etapp sellest. Aga siiski meil tore kuulda, et tegelikult me oleme täitsa nagu päriselt mõtlemas seda peale ja päriselt tegemas seda. Vähemalt osaliselt. Me saame täitsa aru, et need visioonid, mida me praegu teile näitame, on päris lennukad. Aga see ongi sellise ülikooliga koostöö võlu, et võib-olla tulevad hullumeelsed ideed, mida saab siis kuidagi realistlikumalt edasi mõelda. Et näiteks see visioon, kus need trossid mähkuvad ümber mastide, ei tähenda, et me seda päriselt selliselt ellu viiksime, vaid see võib-olla annab meile alust mõelda lihtsalt, et kas mastide külge võiks midagi riputada, nende nii-öelda käpaosade külge, näiteks kiigesid või siis, et kas võiks teha koostööd ronimisministeeriumiga, kes on meie poole juba pöördunud, kes tahaksid selliseid ronimismaste Tallinna linnaruumi, et siin on hästi palju potentsiaali. Ja isegi kui see insener-tehniline analüüs peaks meile andma vastuse, et võib-olla mastide nagu nii ambitsioonikas ümberehitamine väga mõistlik ei ole, siis on ka võimalik mõelda neist edasi natuke maisemalt mingite installatiivsel viisil, et inimesed sinna peale ei roni või siis asendada need hoopis muus konstruktsioonis väikevormidega. Me võime ka need osaliselt lammutada ja näiteks mõelda seda, et kasutame mastide alumist osa mingisuguse paviljoni tegemiseks, et see on praegu täiesti, hetkel on see veel täitsa lahti ootan natukene. Aga mis on samuti meil töös ja mis on juba ruumis olemas ja ruumist ära ei kao, on siis Putukaväe liitreaalsusgalerii. Meil on siin 4 erinevat kunstiteost juba maalitud garaaži seintele. Meil on tulnud päris palju taotlusi, et seda galeriid jätkata ja täiendada. Ja mis teeb need 4 tööd eriliseks on see, et nad on jällegi selline huvitav pilootprojekt. See on tegelikult liitreaalsusgalerii. Täiesti avalikult on kättesaadav telefoniäpp, millega siis neid freskosid skaneerides tekib enda ümber siis Putukaväila tulevase linnaruumi kujutus. Ehk et kust sõidab tramm või kuhu tuleb ühisaed, et see on siis hästi sellisel huvitaval viisil tajutav. Ja see projekt jääb alles ka siis, kui pärast seda, kui siis pargi ümberehitamine on lõppenud. Ja viimase teemana me praegu räägiksime natuke sellest, et mis on juhtumas Pelgu aiaga. Me oleme piloteerimas sellist jällegi Tallinna kontekstis uudset tüpoloogiat, mille nimi on ühisaed. Mujal linnades Tartus nimetatakse ka rendiaiaks. Aga mis sisuliselt tähendab seda, et kui Tallinnas on palju kogukonnaaedu, mis lihtsalt on sellised nagu kogukonnaruumid, kus on väikesed kastid, kus kõik on põhimõtteliselt ühiskasutuses, siis me tahaksime luua inimestele, kellel linna lähedas suvilat ei ole, ka täiesti isiklikus kasutuses pisikesed maalapid. Ja Tallinna linn hakkaks neid välja rentima. Ja nõudlus selle järele on juba päris suur. Hetkel me olemegi jõudnud nii kaugele, et meil on selline aia kontseptuaalne projekt olemas. Selle alusel võiks ehitusloa juba taotleda. See määratleb päris selgelt, et kuhu tuleks selline ühisala, kuhu tuleksid isiklikus kasutuses aialapikesed, kuhu jääksid viljapuud, kuhu tuleks tualettruum, kuidas ta oleks ruumiliselt sidustatud siis ülejäänud lineaarpargiga. Seda võib-olla võiks lisada, et see on natukene, see ei ole täitsa tavaline ühisaia projekt, sellepärast et see on ühisaed pluss, sellepärast et seal on väga palju suunatud sellisele ühistegevusele, et seal on väga palju ühisalad, eks ole, kõiki lisaväärtusi ja lisavõimalusi annab ka, et see on selline kogukonna üks keskuseid võiks olla siin. Ja siin me oleme jällegi proovinud mõelda just väga erinevatele sihtgruppidele, et alustades sellest, et kui keegi siin aiamaad hooldab või midagi istutab, et siis aia juurde kuuluks olemuslikult ka väljalaste ala, kes siis vahepeal leiaksid tegevust. Aga ka selleni, et meil on siia kavandatud väga erineva kõrgusega peenrad, nii sellistest tavalistest peenardest kui ka tõstetud peenardest selliste päris kõrgete kastipeenardeni, mis on suunatud just näiteks inimestele, kes kasutavad ratastooli, aga tahaksid ka aiandusega tegeleda.
ja olemuslikult kuulub siia projekti juurde ka selline õppeala, kus siis need aednikud saaksid ühisüritusi korraldada. Ja me saaksime laiemalt rääkida aiapidamisest, jagada tarkusi ja teadmisi. jah, meil on isegi mõeldud, et on olemas puud inimestele, kes ei ole seal aia tegevusega seotud, aga kes tahaks sügisel ühe õuna napsata puu otsast ära. siis me tõstsime väljapoole aeda ka mõned puud. Ja visuaalselt hakkaks nägema välja midagi sellist. Üks asi on aiaprojekti kujundamine, sellega me oleme nüüd lõpusirgel. Teine omaette tegevus on aiaprojekti jaoks rahastuse taotlemine. Me proovime rahastust saada Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Kolmas töö, mis on paralleelselt töös ja mis on hästi oluline, on selle aia kui teenuse kujundamine. Ehk et kuidas Tallinna linn hakkab neid aialappe välja rentima, kellele, mis maksumuse eest, millised on need aias toimetamise reeglid. Et selle jaoks meil on praegu töös teenuse disaini projekt koos sellise ettevõttega nagu Brand Manual. Ja kui see nüüd jõuab juba mingisuguse teatud selguseni, siis kindlasti me kaasame ka sellist kogukonda laiemalt, et paremini aru saada, et kui suurt aialappi keegi üldse tahaks. Et võib-olla mõnel on väga väike ambitsioon, mõnel on suurem, milline aialapp oleks jõukohane, mis teenused sinna juurde peaksid käima, et see kõik on meil töös. Ja sellega oleks meie selline ettekande osa lõppenud ja nüüd me ootame küsimusi. Suur aitäh! Ma arvan, et küsimusi on rohkem, on ettepanekuid, on arutelusid. Lepime kokku, et anname käega märku ja mina toon teile mikrofoni. Ma teeme nüüd sellise ettepaneku, et me võime planšettide juurde minna aruteluks, et siis on pilt ees, äkki siis on lihtsam. Ja küsijad võivad ka tulla siia planšettide juurde ja näidata ja küsida. Tere ütlust! Mul on küsimus teile, et mitte nii ammu mina sain teada, et tegelikult tüdrukute aja veetmine tänaval väga erineb poistide aja veetmisest. Et mis on praegu ette nähtud tüdrukute jaoks ja kuidas te toetate linnaruumi, mis kaasab kõiki? Aitäh! Ausalt öeldes nii põnevat küsimust ma ei oodanudki. Ja see on kindlasti teema, mille peale võiks täiesti eraldi mõelda nüüd edasises töös. Et ma saan loetleda, et mis me oleme siia juba kavandanud. Meile praegu tundub, et siin on nagu selgelt eristatud just tegevused väikelastele, siis tegevused sellistele suurematele, kes kasutaksid jõusaali või lihtsalt tahaksid kuskil trepi peal sõpradega istuda ja õhtut nautida. Otseselt tüdrukutele, näiteks meil on lamamistoolid siin, et nii-öelda päevituskasvud. Siis mina ütleksin, et ka tänapäeva tüdrukud mängivad jalgpalli, et ka jalgpalliala, et ma niimoodi ei diskrimineeriks. Mis me mõtlesime, oli rohkem, me lähtume sellisest 8-80 vanusegruppidest, et kõigil on midagi, alates noorematest kõige vanemateni välja, et me oleme just see on see nagu see fookuspunkt olnud, et niimoodi sooliselt me ei ole võib-olla nii palju osanud nagu lahku lüüa seda, et tänapäeval on kõik väga uniseks, aga see on selles mõttes nagu väga põnev teema, et tegelikult siin protsessi raames tegime koostööd ka antropoloogidega, kes meil nagu igasuguseid erinevaid sihtgruppe kaardistasid, et kontoritöötaja, laps, ratastoolis liikuja, aga nagu eraldi sihtgrupini tüdrukud me ei jõudnud, aga me äkki konsulteerime nendega. See on väga mõte tegelikult, kui seda suudaks nagu natuke täpsemalt mingisse ruumi vajadustesse ära tõlkida, siis see oleks jumala hästi äge asi, mida saaks. Väga tore. Et võib pärast tulla ja mööbsa või vahetast liiga. Mina olen Henrik Aavik. Et ma võib-olla, kuigi ma ei plaani, ma jätkaks seda teemat, mis just hakkas arutama, et tegelikult Tallinna suur probleem on see, et üldse ei ole noortele
sihukest linnaruumi, mõeldud linnaruumi, et on sihukest lastealasid, nagu on ka siia planeeritud, kus kõige väiksemad saavad. Ja siis juba täiskasvanumad, aga just seda poolt nagu näiteks oli Koldukujast alguses Rula plats, mis kultuuri pandi ja asendati keskmise sõrmega. Et selliseid võiks olla. Aga ma tegelikult küsida tahtsin, õigemini pigem nagu ettepanekud on see, et kas plaanite näiteks sõle ületamist teha mugavamaks selle koha pealt, kus tee läheb üle sõle, et kas mõelda, sild on võib-olla natuke äärmuslik, aga jalakäijate sild, aga kuidagi niimoodi, et kas siis foorid oleks väga leplikud inimestega ja annaks teada. jah, me oleme arutanud seda palju ja me oleme arutanud erinevaid variante, kuidas seda teha mugavamaks, et me oleme saanud ka kohalikelt, meil on siin olnud mitu ringi, kus me kohalikuga oleme suhelnud, et me oleme saanud ka igasuguseid mõtteid, et sild, tunnel, igasuguseid asju, et kõik nagu silt tähendab seda, et siin ümberringi need ruumid, mis siin äärtes on, silt peab alla ka kuidagi tulema, tähendab seda, et see kõik on muutub mõttetuks niisuguseks nurgataguseks ruumiks, et sellepärast selliseid lahendusi me üritame nagu vältida ja lisaks sellele, et meil on tulemas nüüd tramm võib-olla kunagi tulevikus, siis see on üks põhjus, miks me niikuinii peame siis kuidagi fooriga üle saama, mis tähendab seda, et siia tekib sellest ristmikus tekib üks natuke suurem ristmik ja siit tuleb korralik üleminek nüüd ratturitele, aga läbi foori. Teie ettepanek ei puuduta nii väga otseselt väiga, aga et väga palju on õunapuid juba praegu olemas, mida võiks lihtsalt lõigata niimoodi, et nad hakkaksid vilja kandma. Et Koldukujast on neid palju, merimetsas on neid palju, mis ei ole otseselt see ala, aga kust hakkab minema see asi. Et kui saab jahutada, siis praegu on just hea minna, sest kohe hakkab õitsema. Et siis on näha, kui palju neid õunapuid tegelikult endises Miisapargis on. Neid on tõeliselt palju, et isegi sealt Sõle Selveri kõrval on üks väga suur õunapuu. Et kui lihtsalt keegi, kes oskab lõigata, läheks ja lõikaks nad ära, siis hakkavad õunad juba õiged varsti sügisel tulema. Väga kasutamatu potentsiaal, mida just need samad väiksed taktikalised asjad, millest me rääkisime. Väike asi ja saab palju kasutada. Hea mõte. Hannes Toomsalu, mul võeti just küsimus suust ära, ma tahtsin ka küsida, kuidas need putukad sealt üle saavad, mitte trammid ja mitte inimesed ja mitte jalgratturid, aga just putukad. Et juba nagu vastati ära, mul on paar kommentaari, meil oli naisega paar kuud päris siuke hea meel, kui Stroomi rannast kadusid need mastid ära. Et kadus see industriaal keskkonna pilt ära, kui te nüüd tahate need alles jätta, siis jääb see pilt alles. Me ei ole mõelnud neid säilitada nagu sellisel labasel moel või ikkagi anda neile läbi ruumilise disaini ja väärtust juurde või nagu teistsuguse vormi. Meie näeme neid ikkagi sellise võimalusena, sest et tavaliselt kui me ütleme kellelegi tellijale, mina kui arhitektina, et kuule ehitame mingit torni ja teeme kunsti sinna otsa, siis saadetakse pikalt selle peale, aga kui meil juba olemas niisugused tornid on, siis me peame mõtlema, mis kõik ägedaid asju me saame sellega teha. Kas või selleks, et paneme sinna mingi väga õrna valguse otsa, mis nagu, ma ei tea, teeks ümbruskonda kuidagi, annaks kuuvalgust tervele pargile võib-olla, ma ei tea, igasuguseid huvitavaid mõtteid saab mõelda lihtsalt praegu. Üks kommentaar veel ja et see viljapuude mõte on ka väga hea mõte, et sinna panna nii erinevaid, mitte ainult õuni. Õunaaias on väga hapud õunad, sealt on paar kuud, mis võib-olla tasub järgi jätta. Aga siis ei tohiks seda liita ka nii väga. Kasepark sai valmis ja just need niidukid ja rimmerid ja tegid kogu selle haljastuse maha, kus need putukad siis elavad seal. Mis on Putukavälja projekti puhul hästi tore ongi see, et kui me proovime selliseid uudseid kontseptsioone rakendada, ehk me ei niida, siis selle protsessi käigus me saamegi uusi teadmisi. Ja nüüd meil juba on välja töötatud selline enam-vähem toimiv liikmiskava, et 2 korda aastas niidetakse. Meil on nüüd juba paremad teadmised ka, et millal niita, et enne seda, kui siilid on liiga unised. Ja kolmandaks, me juba ka teame, et kuidas seda niidukit reguleerida sellisel viisil, et ei niidetaks nii madalalt, et see kuidagi väikeloomadel ohtlik oleks. Et igasugused teadmised on. Me oleme käinud isegi tagaajad üks aasta neid siile siin, et nad nende masinate eest põgeneks, aga me ei leidnud ühtegi, et võib-olla nad juba olid ära jalglasnud sellest.
ja meil on enda jaoks ka juba kokku kirjutatud sellised 10 liikumispõhimõtet, mida võiks siis koostöös teiste linnaametitega hakata Tallinnas laiemalt kasutama, et mis ühelt poolt toovad elurikkust juurde, teiselt poolt võiksid vähendada ka Tallinna linna selliseid rohealade hoolduskulusid. Vähemalt selline mõte meil praegu on. tere õhtut! Küsiks piirangute kohta, et kas on mõeldud kehtestada mingisuguseid piiranguid eraomandis olevatele kinnistutele, mis siis paiknevad vahetult piirnevalt. Ma vaatasin seda kaarti, et päris mitmest kinnistust peab üle lausa see triip. Pigem küsimus selle üldise välja kohta, mitte ainult see lõik, vaid see, kus olete terve see, mitte see konkreetne lõik, vaid see, kus on Hiiust kuni just, et ma vaatasin, et selle on päris üle eraomandus olevate kinnistute, et kas on selles kontaktvööndis soovitud ette ka näha mingisuguseid piiranguid ehitusõigusele näiteks või kas soovitakse siis kas hoiuala või mingi kaitseala piirangut rakendada? Aitäh! Kuigi me räägime Putukaväljast kui sellisest 50 meetri laiusest koridorist mõtteliselt, siis on ilmselge, et teatud kohtadest on kitsam, siis ta on laiem ja tekib ka selliseid kohti, kus praktiliselt kaob ära, kus me peame mõtlema, et kuidas seda ühendust luua ja säilitada, sest et paljudes kohtades on ka kehtiv ehitusõigus juba Putukavälja äärde hoonete rajamiseks. Ma sellele küsimusele praegu ammendavalt vastata hetkel ei saagi, sellepärast et meil on mitu ruumilõiku siin alles läbitöötamisel ja sellised ruumikonfliktid nagu roheala, lineaarpargi ja ka nagu ehitatud linna vahel ongi just eelkõige siin Must ja Hiiu ruumilõigus, mis on meil alles töös praegu. Aga üleüldiselt linna planeerimises me alati proovime leida kompromissi, et huvitatud isikul jääks ehitusõigus mõistlikus määras, aga et ka need ülelinnalised suured ruumilised seosed, et nad säiliksid. Meil on ju tegelikult see trass jookseb enamasti selle vana raudtee tammi peal, eks ole, et ja see on ju tegelikult see on ju linnamaa, eks ole. Et otseselt me kellegi krundile nagu sisse ei sõida selles mõttes. Meil on mingid keerulisemaid kohti, aga need nagu Kaidi ütles, need nagu alles selguvad siin see viimase etapi ehitamise või see mitte ehitamise, vaid projekteerimise. Et mis puudutab just Mustja ja Hiiu ruumi osasid, siis neid käsitlev eskiis saab meil valmis septembrikuuks. Et siis saame rääkida täpsemalt. Selle Sõne ja Paavli vahelise lõigul on seal keskel jäetud valgeks need garaažide osa. Et kas see tähendab seda, et need garaažid jäävad sinna alles või nad on ka eraomand või nad peaks ju linnamaa olema või ei ole? Nad on eraomand, jah. Et sinna, et sealt läheb lihtsalt Putukaväi kahel poolt, sest hetkel seal ju tegelikult ei ole haljastust, et ta on niisugune plats. Just, see ongi see mõte, et siin, nagu me rääkisime, et erinevates kohtades erinevad võimalused. Selles kohas mida me saame teha, on see, et me saame selle kruusamaailma ja selle hallimaailma, mis siin praegu on, saame selle kokku tõmmata ja minimaalseks teha niimoodi, et garaažiomanikud saavad ligi oma garaažidele, aga tegelikult kõik muu saab ka siit mööda. Et siin on tegelikult selleks on päris palju ruumi, et mahuvad päris paljud asjad mööda. Aga jah, et garaažidest ma ei tea, kas me täna räägime nendest või see on niisugune lisamõte võib-olla, et eesmärga garaažid on tegelikult, see on eramaa ja sinna praegu ei lähe, et see on nagu niisugune. Meie sõnum praegu on see, et ega Tallinna linn neid garaaže kuidagi ära ostma hakata ei plaani või lammutama hakata ka ei plaani. Meil endal on mõtteid, et kuidas garaaže võiks potentsiaalselt kuidagi laiendada või ümber ehitada või uutes funktsioonides kasutusele võtta. Aga samas meil on ka hea teadmine, et väga palju nendest garaažiboksidest on algupärasel viisil endiselt vajalikud ja neil on nagu täitsa oma sihtgrupp, et me kuidagi vägivaldselt sellest ei suhtu. Et kui omanikul on soov kasutada seda endiselt selliseks
kodust pääsemiseks ja auto putitamiseks, siis jumala eest. selles mõttes, et mida rohkem inimesi seal putukavälja aega veedab, isegi kui nad seda teevad selliste õliste näppudega natuke oma garaaži ukse ees, see on jumala äge, selles mõttes see on väga, väga tore, et erinevad inimesed teevad erinevaid asju seal putukavälja, see oleks väga äge. aga kui on mõni garaaži omanik, kes enam seal autot ei hoia ja võtab näiteks, et võiks avada jalgratta töökoja või midagi sarnast, siis loomulikult võib meile kirjutada ja helistada ja me aitame konsulteerida, et kuidas see ehituslikult võimalik oleks, ehitusõiguslikult võimalik oleks. Veel on küsijaid, veel on käed on püsti. Mina kasutan korra õigust ja küsiks ise ka ühe küsimuse vahepeal, et me rääkisime kogukonnaaiast. Kas seal on planeeritud, on sinna planeeritud ka õppeaed ja kui on, mida see tähendab? Meil on õppeaia võimalus siin täitsa olemas. Et üldiselt, kui vaadata nüüd seda projekti, siis siin ongi tekitatud sellised kesksed alad, kus saavad toimuda igasugused kogukonna tegevused. Aga mida see õppeaed nagu formaadilt endast kujutaks, et mida see täpselt õpetatakse ja kes seal õpetab, et see on meil kõik edasise koostöö teema. Et siin ongi partneriteks on Tallinna strateegiakeskus ehk siis meie meeskond, linnaosa valitsus, kes loodetavasti edaspidi oleks selle projekti hoidja, aga ka MTÜ Pelguaed, kes on selle projekti loomise juures hästi tugevalt juures olnud. Aga jah, just see teebki selle ühisaia nagu formaadilt huvitavaks, et me ei tea, et mujal oleks sellist ühisaeda, kus on nii isiklikud maalapid, sellised kastikesed, eri kõrgustes, eri sihtgruppidele, kui siis ka sellised kogukonna alad nagu õppeajad iseenesest on. Ruumiliselt on see võimalik, et see võimekus on olemas. Minu emakeel on vene, aga proovin eesti keeles küsida. Küsimus on selles, et kas on kindel, et see trammiliin läheb seal, kus on joonised pandud ja kuidas need, mis te planeerite, kuidas nad koos elavad selle trammiga. Näiteks ma vaatan pildile, seal on mingid istukohad pandud ja seal üleval see ära taga pilt, seal tramm käib kõrgusel. Kas see lubab tõesti või kuidas, kas näiteks kui oli arutamine meie raamatukogus seal lähedal, ma just tegin ettepaneku, et kas on kasulik seda trammiliini seal üldse teha. Ja ma praegu ei näe, kuhu see läheb seal ranna juures, kuidas ta kerab tagasi ja sellised asjad. Aitäh! Äkki sa räägid sellest trammi vajalikkusest? Räägite Tallinna trammivõrgustiku sellisest üldisest arengust. Mul võeti mikrofon ära. Kui räägite Tallinna trammivõrgustiku üldisest arengust, siis meil on teada, et Euroopa Liidult on sügisel võimalik trammivõrgustiku arendamiseks küsida rahastust. Ja seetõttu meil on töös mitu erinevat võimalikku trammiliini. Üks suund on Järvele, üks on Kadrioru trammiliini pikendamine, siis on Liivalaia tramm, Pelguranna tramm, et on nagu päris selge, et kõiki neid trammiliine me hetkel ei suuda rahastada ega välja ehitada ja seetõttu me töötamegi kõigiga paralleelselt, et siis lõpuks kabinetis otsustada, millisega me edasi läheme. Ja iga trammiliini puhul me just praegu palumegi oma partneritele välja töötada, et kus need ruumilised kitsaskohad on. Hetkel see meil päris selge veel ei ole. Ja see trammiliinide teostus- ja tasavuse analüüside projekt, selle leping lõpeb augustikuus, et me oskame täpsemalt rääkida trammide teemast augustis. Aga mis me siin Putukavälja projektis oleme olemuslikult teinud, on lihtsalt reserveerinud ruumi trammile. Me oleme reserveerinud ruumi, et kuhu ta võiks paigutada selliselt, et ta ei hakkaks pärast jalakäijaid ja teisi pargikasutajaid kuidagi segama. Aga millal see projekt realiseerub, seda me hetkel ei tea.
ja kui vaadata seda projekti, siis siin on juba näha tegelikult, et siin on ka kohati on hästi selged need sellised konfliktikohad, et kus rattatee ja trammitee praegu kattuvad, mis tähendab seda, et tõenäoliselt juhtub ka niimoodi, et me alguses projekteerime selle pargi läbi. Ja kui trammi teostamine on kindel, siis me osaliselt võib-olla planeerime selle pargi natukene ümber. Aga olemuslikult, milleks see Pelguranna trammiliin mõeldud on Kopli poolsaare justkui vasaku ja parema külje ühendamine, et ka Kalamaja rahvas saaks kasutada Põhja-Tallinna kõige olulisemat puhkealast Roomi rannaparki ja vastupidi, et praegu sellised ristiühendused ühistranspordiga on kehvavõitu. Ja ka see olemuslik olukord, et kuna Põhja-Tallinna poolsaar ja mis väga kiiresti areneb ja väga palju uusi inimesi lisandub, siis siis ka nagu liikuvusvajadust sõiduautodega lahendada ei ole mingil viisil võimalik, sest et me ei saa miljööaladest laiu magistraale läbi tõmmata, mis tähendab, et me kaalume erinevaid ühistranspordi võimalusi. Me hetkel ei tea, milliste kasuks me otsustame, aga me tahame, et kõik need potentsiaalid kui sellised praegu säiliksid. Selle osa võiks välja jätta ja pikendada seda trammiteed edasi mööda seda lainet, eks. On niisugune asi, on teil räägitud sellest? Me oleme täitsa kursis, et just see Puhangu tänava lõik on selle trammiprojekti puhul kõige problemaatilisem, aga kuna me ei ole veel näinud seda eskiisprojekti, et kuidas plaanitakse, kuidas oleks võimalik Puhangu tänaval tramm lahendada või kas peaks valima alternatiivse trajektoori, siis ma ei oska seda hetkel täpsemalt kommenteerida. Selle trammiga niimoodi, et siin on tegelikult mitu versiooni, kuidas ta saaks lõppeda, aga me teame, et ta võiks lõppeda Stroomi rannas, et trammiga mere äärde kõlaks küll väga hästi. Ei kõla hästi. No Balti jaama. Ta võiks mööda seda teed, eks ole, seda, mis on see putuka välja, teed edasi minna ja seal saab ilusti ka maha minna ja minna randa, seal on mõned meetrid. Seal on see küsimus, et miks ta läheb, praegu ta on nagu näidatud niimoodi, kus ta läheb majade vahel, mis tähendab, et seal on inimesed ja see tähendab, et seal on peatus inimeste lähedal, et kui ta läheb seal. Ma korra segan vahele, võib-olla kuna see trammi lahendus pole välja töötatud, et seda me saame ju Kaidi eraldi teemana üldse arutada, et kui see võimalikkuse analüüs on üldse tehtud ja see võiks kunagi reaalsuseks saada, et me siis need ettepanekud saaks eraldi võib-olla arutada. Absoluutselt ja iseenesest see, et see trammi teema tõusetub, on meie jaoks väärtuslik tagasiside, et siis sellest peabki rääkima. Tõsiselt rääkima, jah. Aga parki saab enne valmis või trammi? Kuidas putukad hakkavad trammiga ma ei tea? Üks hetk, et meil on järjekord ja praegu saab järgmine külaline. Jaa, hästi. Ma tegelikult küsingi putukate kohta. Et väga hästi. Minu küsimus on selline, et kas ma saan õigesti aru, et osad jalgrattateed, kergliiklusteed on planeeritud rohealadele ja ma küsingi, et kui laiad neid on, palju neid on kokku ja kuidas te kindlustate, et sellest projektist ei saaks kergliiklusteede projekti selle asemel, et olla putukaväilu projekt ning ei kordaks näiteks Sütistes tehtud vigu, kus metsa tehti üle 3 meetri laiad teed, vähemalt planeeriti, kahjuks loodetavasti ei tehta, või noh, tähendab nii-öelda plaanis olid, et jah. No ma
ambitsiooni siia sellist klassikalist terviserada teha, meile endale need ka ei meeldi. see on üks põhjus, miks me üldse selle üks põhjuseid ka, miks me seda putuka veel edasi arendasime, tegelikult see olemasolev kergliiklustee, mis siit Merimetsast edasi läheb, mitte Merimetsast, siit altpoolt põhimõtteliselt, siis see on praegu tegelikult klassikaline kergliiklustee ja need on, see on põhimõtteliselt inimestele mõeldud autotee, et see on ka ruumiliselt äärmiselt mitte midagi ütlev koht, seda me tahaks kindlasti vältida. Niimoodi, nende rattateede laiust peast ei oska öelda, mul ei ole siin ka mõõtjoon lauda hetkel käepärast, et mõõta üle, kui laiad need siin joonistatud on. Aga mida me olemuslikult oleme mõelnud rattateede puhul on, et nende laius tuleneb kindlasti kohati Tallinna rattastrateegiast, mis annab siis sellised head suunised, et kuidas rattateed kavandada ja mis on veelgi olulisem, on just eri liikumisviiside eraldamine, mis on Tallinna kergliiklusteede puhul üks suuremaid probleeme just sellistes lõikudes, kus kergliiklusteed kasutatakse nii igapäevaliikumiseks kui sportimiseks, kui seal aga jalutajad, on eri liikumisviisidega inimesed hakkavad üksteist segama ja tekivad ohtlikud olukorrad. Et see on meil praegu põhifookus. Aga et kui laiad need teed tulevad, need erinevatele liikumisviisidele mõeldud teed, ma arvan, ma eeldan, et nad on ka eri ruumilõikudes erinevad, sest et ruumi võimalused on erinevad. Aga sellist ambitsiooni, et see Putukaväina läbiv kergliiklustee oleks hästi lai, asfalteeritud ruum, mis mõtleb ainult hästi kiiresti rattaga läbisõitmisele, et seda meil kindlasti ei ole. Ja täiesti omaette temaatika on meil siin Merimets, mis on üks vähestest kohtadest, kust ei ole praegu mööda Putukaväina trajektoori võimalik rattaga mugavalt läbi saada. Niimoodi väga sportlikul viisil on, aga mugavalt mitte. Ja Merimetsa eskiisist ma arvan ka, et kunagi räägime täiesti eraldi, sest et seal me ka piloteerime sellist teistmoodi lähenemist, kus me teeme väga tundlikke ruumi sekkumisi. Ja ka see rattatee, mis läbi läheks, oleks selline kitsas, tundlik, vähe valgustatud, et võimalikult siis selle kohaliku kaitseala väärtuse alles hoida. Tervist. Selle eelmise teema lõpuks selline küsimus, et kas need rohelise ala sees olevad teed ja rajavad on siis praegu paigas, need on alles idee seal. Need jalgrajad, mis seal on, see kraaside tee näiteks. Kuidas sellest aru saada? No selles suhtes, et selle joonisega on paigas, aga ma kujutan ette, et kui tuleb ettepanekuid, siis neil on seda lahendust on ju võimalik täiendada ja muuta. Siis mu küsimus tegelikult ongi, et väga hea, et neid saab veel muuta, et kuhu neid ettepanekuid peaks esitama? Kas praegu siin või pigem kuhu kirjutada, kuidas see parem on? Ma arvan, et võib praegu kohe ja võib ka kirjalikult. Me ise praegu hetkel ei protokolli, et üritame meelde jätta, aga meile võib kirjutada Putukavail, et tallinnlv.ee. Selge, siis ma kirjutan lihtsalt kiiresti kommenteerin. Üks mõte, mis mul need Sõle ja Ristiku vahel olevad garaažid. Et kas seal see ühendustee läheb siis autodele just? Läheb praegu just sinna Ristiku peale välja, et Sõle poole ei lähe midagi, saan õigesti aru. Sõiduteed mõtlete? Sõiduteed, jah. Ei selles lahenduses sõiduteed sealt selle näha välja tuleb. Lihtsalt kui näen siin võimalust, et äkki peaks mingi otsa viima sealt selle suure garaaži tagant Sõle poole, siis me seda garaaside liiklust ei juhiks sinna Ristiku Väikesele tänavale, kui meil on magistraal tänav kohe kõrval võtta. Just kui on tühja ruumiga, kus saab seda viia sinna. See garaasvaheline kõiklemine seal vast hoiab ära selle, et ei hakata kasutama mingit välisõiduna. See oli üks kommentaar ja teine kommentaar seal number 12, kus on see mänguala ja 11 pärijõusaal. Elan seal tagades majas ja sealt inimesed kõnnivad otse sinna liini juurde. Et praegu nad hakkavad tegema siis sellist täisnurksest haaki. Et ma arvan, oleks parem sinna seda diagonaalu planeerida.
ja siis lihtsalt kommentaariks lahkunud trammi teema. Ma tahaks seda praegust trassi kaitsta. Või öelda minu poolt, et see on minu arust hea mõte, et selle trammi eesmärk minu arust peaks olema see, et Pelguranna kõrgmäe rajoni inimesed saavad otse mugavalt Balti jaama, nad saavad sadamasse, nad saavad kesklinna, lennujaama. Et see on selline hea võimalus otse ära lenda. Et äkki peaks veel rohkem midagi sinna praeguse 40 bussi trajektoori minema näiteks. Aitäh! Ma korra lisan, et kogu see koosolek salvestatakse ja kõik need ettepanekud on salvestatud ja alles ja kindlasti me siin lõpus peaksime ühe aadressi, meiliaadressi ütlema, et kellel on ettepanekud, et kuhu siis kirjutada need ettepanekud kirjalikult, kes soovivad. Nii, aga küsimus oli, üks oli siin ja siit ma toon siin. Ja, on sees. Äkki peaks mõtlema, et kasutatakse need ägedad elektrimastid ära ja teeks päris lahte. Olemasolevast pargist, siis mul tekkis küll küsimus, et kus see on? Olemasolev park praegu. Noh, te ütlesite, et seda olemasolevat parki nagu täiendate, aga mida te selle pargi all mõtlete? Me oleme seal, see on see mikrofon, mis ei tööta praegu, ma kõva häälega. Me oleme siin projekti koostamise käigus palju Putukaväljal ringi luusinud ja meie täiesti tajume, et seda ruumi mõneti siin Sõle tänava ja Kolde-Kõiste vahel võib juba pargiks nimetada, sest seal toimub igasuguseid tegevusi. Et me oleme neid märganud, aga need ei ole lihtsalt kuidagi väga vormistatud või nii. Võib-olla see, mida sai mõeldud, on see, et see potentsiaal pargiks on olemas, et see olemasolev asi, mis seal on, et seda, ütleme, nagu Kaidi ütles, et üle linna me üritame niimoodi teha, et me ei ürita nagu võtta asju ära ja panna täiesti konkreetselt teisi asju, vaid rõhutada pigem neid potentsiaale ja võimalusi, mis on, et siis tekibki meil väga eriilmeline ja huvitav linnaruum. Ja siin on ka tegelikult, mida ma tahtsin öelda, on see, et see avarus, me üritame säilitada seda avarust, kuna putukatele see sobib, see niiduväli, aga samas me üritame pakkuda inimestele varju, et nad saaks ikka sellise ilmaga seal jalutada, et ilma minestamata. Küsimus tuleb siit. Tere õhtust. Tuleks tagasi võib-olla selle Sõle tänava ületuse juurde, et peale seda, kui Kopli arendus välja arendati, on Sõle tänav hetkeseisuga põhimagistraal selles kandis ja seal just selle ületuse koha peal on praegusel hetkel 200 meetri peal 3 fooriga ristmikku. Et minu küsimus pigem olekski see, et kuidas selline suur magistraalsõlm ikkagi ära lahendada, et see valgusfooriga ristmik minu äranägemist järgi seal ei oleks nagu mitte mingisugune lahendus enam. See nüüd sõltub ka tegelikult paljudest teistest asjadest, mis siin ümbruskaudsetel kruntidel toimub, et siin on tegelikult veel arendamas ja siin on küsimus, kuidas Paavli tänav lõpetada ja see on üks keeruline koht, me oleme proovinud teda joonistada erinevat moodi, aga see üks lahendus, millele me praegu oleme jõudnud, on see, et selle asemel, et teha 100 meetri peale 2 ristmikufooriga, siis üritame teha ühe suurema, siis ühe minekuga laseme nii trammi kui inimesed sealt üle. Aga ütleme nii, et see on praegu selline asukoha paigutus ja niisugused esialgsed mõtted, see, kuidas ta täpselt nagu ta ei ole nagu läbi joonistatud nagu liikluse seisukohast veel, et nagu liiga täpselt. Kas oleks võib-olla üks variantidest Sõle tänava viia maa alla siis selles piirkonnas? Jah, nagu enne sai mainitud, et sellised maa alla minekud on nagu, me üritame mitte teha neid, sellepärast et see tähendab seda, et kui me lähme autodega või inimestega maa alla, siis me loome me saavutame ühe funktsiooni või ühe nagu näiteks tänavate mingi ristumise,
aga me kaotame sellega nagu noh, me toodame juurde igasugust nurgatagust ruumi, mida me tegelikult väga teha ei tahaks. Pluss see on kallim, pluss see on no, mõnes mõttes on nagu ebarealistlikum. Üks suur idee, mis meil on siin Põhja-Tallinnaga praegu, Põhja-Tallinna üldplaneeringu tutvustamisperiood, siis üks mõte on selles, et Põhja-Tallinn kui poolsaar me peame hakkama pakkuma inimestele teistsuguseid liiklusvahendeid kui ainult autoga, et see Sõle tänav lihtsalt ei noh, nagu te isegi ütlete, et Sõle tänav ei ela üle lihtsalt seda liiklusvoogu, mis seal on ja kõiki neid lisanduvaid inimesi, mis siia hakkab tulevikus tulema. Sellepärast on ka tramm. Aga jah, mis on nagu oluline või kuidas me nagu mõtleme eritasandilistest ristmikest ja nende probleemidest, on nagu mitmel erineval viisil, et on ilmselge, et autode maale viimine on investeeringuna kallis. Selle teeb eriti kalliks ka see, et see eeldaks tehnovõrkude ümberprojekteerimist, ümbertõstmist. Aga mõneti, kuigi tundub, et autoga maale minek lahendab jalakäija jaoks ruumi, et loob meeldivama ruumi, siis sellega kaasnevad need pikad maalasõidud või need sellised pandused, mis omakorda lõikavad linnaruumi ära. Et see on ka üks asi, mida kaaluda, kui rääkida mitmetasandilistest liiklussõlmedest. Tere, mina omalt poolt tahtsin toetada esimese ja teise kõneleja ettepanekut, et seal oleks noortele just, kes ei ole enam sellise mänguväljaku igaga, ega ei ole ka seal 17-18, et igal pool siin ümbruskonnas on näha, et vanusegrupid on nii nooremad ja vanemad, aga ja just tüdrukud olen sama meelt, et sellist jooksuhüppealasid on palju, aga selliseid rahulikumaid on nagu vähem, et see oleks väga tore. Et kui oleks nagu mingeid konkreetseid mõtteid, kuidas seda annaks teha, siis oleks väga, väga tore, kui kirjutaksite meile. Me kindlasti võtame nõuks. Meil paraku on pojad, nii et me tütarde maailma nii hästi ei tunne, aga konkreetsed ettepanekud omast kogemusest oleks tõesti väga hea. Aitäh. Veel kes? Minul üks selline küsimus. Tallinna ümber on neid väikseid põllulappe palju olnud. Pilpa külasid on tekkinud oi-oi kui palju. Üks asi, kuidas nüüd vältida, et sellest väiksest lapist Pilpa küla ei saa. Teine asi, seal samas, kus on politseimaja, Koldepuiestee ääres, kuhu tuleb kool, see oli väga suur ala, samamoodi jagatud põllumaadeks. Nüüd maju tol hetkel, kui neid jagati, oli tunduvalt vähem Põhja-Tallinnas suuri kortermaju. Nüüd me näeme, kui suur see elanike arv on, kas see on piisav ja kas see on päris õige koht ilusa Koldepuiestee äärde, mis viib otse randa, selline Pilpa küla, nagu nendel piltidel on. No see on üks ettekujutus sellisest eks aia tegemine ongi selline natukene nagu sellepärast inimestele meeldibki, et saab näpud mullaseks ja potikutes ringi tatsata seal, aga tegelikult see mõte on ikka selles, et ta on väga selgelt piiritletud ala selle ülejäänud pargi sees. Et kui me vaatame siin näiteks Skandinaavias, siis need on väga, ütleme juba tegelikult 100 aastat juba on tegelikult väga mainekates parkides ja kesklinna parkides on olemas tegelikult väga sellised hästi defineeritud aiad. Et selle eest nagu peaks ikkagist nagu selts ja kohalik omavalitsus seisma, et seal nagu kord oleks. Üks asi, mis me oleme, võib-olla siin selts ja ütleme, mida on nagu soovitud on selle seltsi poolt on see, et sinna tegelikult see oleks aiaga piiritletud ala, et ta ei ole nagu laial valgul, vaid ta on väga konkreetne nagu omaette üksus. Et see on nagu nii hea kui halb mõnes mõttes. Ja mis on veel oluline, on see, et me ju ei kavatse seda aeda planeerida sellisel viisil, et me lihtsalt jagame maa välja ja tehke mis soovite. Et meil on siin mainekad maastikuarhitektid koostanud eelprojekti, ehk et tagatud on, et sellel aial on ühtne disain ja selle teenuse disaini projekti raames me ühtlasi reguleerime ka ära, et
mida seal veel täiendavalt tohib teha, et kas sa tohid tõmmata mingit laadi tekstiili kuskilt, et luua veel suuremat privaatsust või et kas sa tohid või ei tohi püstitada oma aiakesi ja millised nad võivad olla või et sa ei tohi kuhugi suvalisse kohta kompostihunnikut rajada, et see saab olema suhteliselt selgete reeglitega ruum. Aga meile tundub, et seda ühiskondlikult on hästi vaja, sest et neid inimesi, et ühiskond on selles mõttes ju palju muutunud, et inimesi, kes saaksid lubada endale Harjumaal suvilat nagu paarkümmend aastat tagasi, neid ju ei ole, et see on äärmiselt elitaarseks muutunud. Ja ka see on selline osa sellisest laiemast rohepöörde ja kliimakindluse kontseptsioonist, et sa oskaksid kasvatada oma toitu ise. Loomulikult siit aialapist ei tuleks kogu talve kartulivaru, aga põhimõtteliselt. Ja miks me valisime asukoha siia oli lihtsalt osaliselt ka seetõttu, et valdav osa Tallinna linna kinnistustest ei kuulu Tallinna linnale, et meil on munitsipaalomandid suhteliselt piiratud, et see valikuvõimalus oli üsna piiratud. Me kaalusime ka piloteerida seda projekti näiteks Haaberstis või Kristiines, aga selle koha kasuks rääkis ka see, et siin on olemasolev kogukond olemas. Et see Pelguaia meeskond ise oli hästi huvitatud sellest, et meie jaoks on ka oluline, et me ei teeks disainiprojekti, millel ei ole nii-öelda tellijat, et siin selge tellija on. Aga kui tundub, et nüüd see aiaprojekt ikkagi mõjub kuidagi halvasti või disain võiks olla teistsugune, siis selles osas võib samamoodi meile kirjutada. Minu küsimus? Minu küsimus on natuke kahes osas. Seoses kompostiga, kas nii-öelda nendele laenuaegadele, kus on inimese oma maalapp, kas sinna tuleb mingi süsteem, et igaüks saabki kompostida või saab koos kompostida, kuidas see lahendatud on? Ja teine küsimus või pigem vist ettepanek on see, et kui palju nüüd nendest lilleniidu ja nendest taimedest, keda te sinna istutate, on püsikud ja kuidas te tagate selle, et see oleks jätkusuutlik, et nad oleksid kodumaised liigid ja et sellest ei saaks sellist projekti, mille jaoks peaks iga aasta ostma juurde uusi istikuid, istutama üheaastaseid taimi. Aitäh! Rääkides kompostimisest, siis praeguses projektis ma näitan siin laseriga on siia ja ka siia näidatud ette kompostikasti asukohad, et praegu ja siia allapoole ka, et praegu me oleme kujutanud ette niimoodi, et kompostimine toimub ühiselt, aga kui me saame teenuse disaini projekti raames teada, et see nii ei peaks toimima, siis saab seda kontseptsiooni üle vaadata. Ja mis puudutab lilleniitude rajamist, siis me teame väga hästi, et need niidutaimesegud, mida müüakse kuskil ehituspoodides, et nad tegelikult kodumaiste liikide seemnetest ei koosne ja nad ei ole jätkusuutlikud. Ja seetõttu meil on siin näiteks Meistri lilleniidu rajamisel oligi koostööpartnerid selline ettevõte nagu Nordic Botanicals, kes kogubki Eesti niitudelt seemneid ja neid samu seemneid me kasutame, ehk et need on Eesti niitude seemned ja nad peaksid olema jätkusuutlikud. Et me ei tee niitu ainult 9 aastaks. Ja minu küsimus puudutab turvalisust. Ma kujutan tulevikus ette, kui ilus kõik on roheline, lilled õitsevad, võib-olla mõni lõob kõigi munad kuhugile ja kõik on roheline. Aga mul ongi küsimus, et kuidas te olete mõelnud just turvalisuse peale ja ma ütlen kohe välja oma hirmud, et kõik ilusa võib ära rikkuda näiteks viinakuradi, narkokuradi seltskonnad, kes leiavad, et nüüd on neil uus koht, kus kogu aeg päeval pidutseda. Ma mõtlen nagu Balti jaamas mõnikord on, aga ma ei mõtle ka, et need oleks asotsiaalid või lihtsalt viinakuradi igasugusõltlased. Et kuidas te olete mõelnud turvalisuse peale, et mina ka julgeksin seal käia õhtuti väikese vajangut vaatamas, lihtsalt olla. Aitäh! Jah, tavaliselt sellise, et kui kusagil hakkab tekkima selline ebasoovitud seltskond näiteks kogunema või nende lemmikkohad hakkavad selgeks saama, siis selle asemel, et nagu pinke ära võtta, et tuleb lihtsalt pinkest veel juurde panna näiteks ja neid olemiskohti rohkem teha. Et neid seltskondi,
niisuguseid inimesi, kes tahavad parki niisama mõnusalt nautida, on rohkem alati kui neid seltskondi. et selles mõttes selleks tuleks teha selliseid nagu kuidas öelda, neid kohti, kus olla, peaks olema seal nagu rohkem kui inimesi, kes seda tahab kasutada. eks neid võimalusi võiks olla seal rohkem. pluss loomulikult, et trajektoorid, et tahaks koduteel läbi pargi minna, et neid trajektoore võiks olla ka nagu paralleelseid, et neid ei ole nagu ainult üks läbi pargi. aga noh, ütleme, et nii, et me ikkagist proovime jälgida nii oma valgustusskeemidel ja nii me proovime jälgida ikkagist nagu neid kehtivaid norme praegu, mis näiteks just nimelt selline piirkonna turvalisusi asju ütleme, aitavad kaasa. ma seda kommenteeriks linnaosa poolt ka, et tõepoolest, et Balti jaam on meil probleem, on Sitsi peatus ja nii edasi ja nii edasi, et see turvalisuse küsimus on mulle väga tähtis. iga aasta me oleme suurendanud koostööd turvaettevõtetega, võtnud kasutusele erinevaid meetmeid, aga üks väga oluline meede ongi linnaruumiline sekkumine ehk korrastatud alad muutuvad just sellisele seltskonnale ebameeldivaks, nad enam ei tule sinna. aga loomulikult on see väga õige küsimus. ma arvan, et sellele tuleb juba täna mõelda ja võib-olla ka projekti autoritele. meil on hea koostöö piirkonna politseiga ja selliste eskiislahenduste puhul on politsei alati rõhutanud seda, et mida varem nad näeksid seda projekti ja saaksid teha oma ettepanekud sinna juurde, seda lihtsam on ära hoida mingisuguseid riske, mida meie ei näe ja kus on kogemus, et see ettepanek küll, et võib-olla ka piirkonna politseile seda varem seda projekti näidata, aitäh. ma tahtsin seda veel kommenteerida sama mõtet, et jube tüütu on purjus peaga poes käia järgi, et sellepärast, et sellised seltskonnad istuvad alati poele võimalikult lähedal. et piisab, kui võtta ühe ideena näiteks see, et sellel territooriumil alkoholi ei müüda. et ei tee sinna putkasid või mingi, putkasid vist ei tehtagi, aga et kui seal on mingid baarid või asjad, et siis oleks näiteks alkohol putukaväi. aitäh, ja annan siia. ma korra lisaks veel seoses nende samade aedadega, et ütlesite, et kuskil tuleb õpetada ja kasvatada, et paljud ei oskagi aiandusega tegeleda. koolide juures olid aiad, need kõik on praktiliselt likvideeritud, maakoolide juures on, aga Tallinnas kõik oli Pelgulinna kooli juures, Ristiku kooli juures ja nii olid. et kas linnaga üldiselt, kas ei oleks plaan hakata ikka maast madalast õpetama kõigepealt kooli juures? aga seda me teemegi, minu meelest see Tallinna lasteaedade ja koolide aiandusprojekt on täiesti revolutsiooniline, et jube palju taotlusi tuleb ja mina isiklikult näiteks lapsevanemana joonistasin Kalamaja lasteaiale õuesõppeaia, et ma tajun, et seda õpetataksegi juba maast madalast ja huvi on hästi suur. jah, huvi on suur ja sellest oli ka minu küsimus tingitud, suheldes piirkonna lasteaedade ja koolidega peavad nad väga oluliseks just, et tuleks ka õuesõppeaed. ehk üks on see kogukonnaaed, aga teine oleks õppeaed ja et selle valmimisel just oleks kaasatud nii õpetajad, lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad kui ka lastevanemad, et see on minul kindlasti üks selline südameasi selle projekti juures. veel küsimusi? lihtsalt tahtsin kommenteerida seda Sõle tänava ja Putukaväina ristumist. et ma saan aru, et need, mis välja pakuti, on väga kallid lahendused, aga kuidagi võiks ikkagi nagu markeerida, et seal see Sõle tänava ristus sellise suure rohekoridoriga. meil olid siis nagu lennukad ideed nende kõrgele liinide kohta, et seal on kuidagi äkki kas või mingisugused betoonäärised sinna Sõle nagu vahele poole, sinna mingid need viinamarjad kasvama või et kuidagi nagu ilmastada seda, et nüüd see Sõle kaugtööde jaoks ka tekkesse liiguvad. et nüüd see Sõle siis läbi vist Putukaväina. et sinna saab tekitada mingisuguse uuema kvaliteeti võib-olla odavamate vahenditega.
silt tähendab seda, et sa pead tõusma või langema tõusma siis erinevale kõrgusele, aga kõrgus tähendab seda, et sa vajad selleks distantsi, trepp või kaldtee või kaldtee peab nagunii tegema. sest et ratturid ja käruliga inimesed tahavad ka sealt üles saada, aga see küsimus on selles, et seal on see küsimus, et see muutub lihtsalt, seal tekivad igasugused, mina isiklikult, mulle ei meeldi nurgatagused linnas, et näiteks kui enne sai räägitud turvalisusest, siis turvalisuse otseselt puutub sellesse, kui palju sa tajud seda, et teised inimesed sind näevad või kui hästi see ruum on jälgitav või kui kaugele, kas sa näed nurga taha või mitte. Need on väga niisugused asjad, mis kohe komplitseerivad seda kõike. Kas on küsimus? Unustasin enne lisada, et tõepoolest peaks mõtlema selle peale, et kunagi tulevikus, siis kui Tallinn on väga rikas, et siis tekiks see võimalus see sõleselt nagu ära peita ja ühendada see koridor. Et siis see praegune lahendus jätaks selle võimaluse õhku, mis iganes siis nõuab. See oli see ikka julge mingi poole sajandi perspektiivi. Kas on meil küsimusi? Ma saan aru, et praeguseks hetkeks on küsimuste arutelude voor läbi, aga nüüd me peaks leppima kokku, et kui on küsimusi, kui on mõtteid, kui on ettepanekuid, kuhu tuleb kirjutada? putukavail@tallinnalv.ee. jah. Ja on ekraanil ka. jah. putukavail. Ja kui see peaks meelde jääma, siis meie oleme ruumiloome kompetentsikeskusest ehk et ükskõik kellele meie tiimist kirjutada, siis need sõnumid jõuavad ikkagi kohale. Mina olen Kaidi Põlder, ma olen keskuse juht, Pakko Olman ja Ivo Arro on arhitektid. Ja kindlasti, kui linnaosa valitsusel kirjutada ka, siis me need ettepanekud saadame õigele aadressile. Ma tänan, et te tulite siia, ma tänan selle aja eest ja ma palun teeme meie ettekandjatele selle töö eest kohe aplausi tänaks.